investeerimisjutud. Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Me oleme siin juba aprilli algusesse jõudnud. Minu nimi on Tarmo Tanias ja nagu ikka minu vastas hea sõber kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo ja tervist kõik kuulad. Kas sulle ka Meelis tundub, et aeg läheb kuidagi nagu ruttu, et oleme siin esmaspäevad kokku saanud ja iga kord me ei saa nagu Trumpist kuidagi nagu ümber, ei saa nagu Iraanist nagu ümber. Ja mulle tundub üldse niimoodi, et ütleme, raha meelelahutuse peale on nagu suhteliselt mõttetu kulutada. Et milleks minna, ma ei tea, kinno või teatrisse, ütleme, tsirkusesse nagu keeruse minna, aga tee uudist ja kanalid lahti ja üks suur tsirkus kogu aeg käib. Jaa, absoluutselt, et eks see aeg lendab tõesti kiiresti ja nagu, see on nagu investeeringutega, öeldakse investeeringud pikad, elu lühike, et nii kiiresti see aeg lendabki, aga tõesti siuke teater käib siin globaalsetel turgudel ja poliitikas, et hoia peast kinni, et tõesti, et peab ikka eriline tunne olema, et kui igav täna oleks. Kuidas siis nagu ütleme, soov ja tunne on muutunud raha investeerida. Ütleme keskkonnas, kus kõik on väga ebaselge. Jah, et kui turgudel ongi väga siuksed volatiilsed ja segased ajad, et ega see aktsiaturgudele ka ei meeldi, et sellepärast aktsiaturgudel on ka nagu väga palju volatiilsust, et nagu eelmine nädal näha oli ka, et siin väga palju erinevaid varaklasse, väga palju erinevaid liikumisi, siin nafta käis servast serva, küll ühed viidi pärast 5% allapoole, teised viidi pärast, Trumpid viidi pärast 13% ülespoole ja samamoodi ka niisuguste väiksemate aktsiatega, aga overall on ju, nii nagu me siin eelmine nädal arvasime ka, et turg oli päris ülemüüdud. Vaata meil see sama CNN-i hirmu ahnusindeks, ta jõudis 9 juurde, et möödunud aasta oli ju seal 3-4 on ju, et ta pidi mingi põrge tulema. Jah, just, et ja see oligi jälle väga hea indikaator, et millal nagu osta, et pigem küsimus on lihtsalt see, et kas see põrge on nagu jätkusuutlik, et küll lühiajaliselt oleks saanud nagu panused teha, aga täna nagu veel pikaajaliselt suurelt nagu sees olla, ma ei ole nagu nii kindel. No jah, eriti ütleme riskantsemate asjadega, et kui sul on selline, eks me pärast räägime Peetrite portfellist ka, et oleneb, mis positsioonid on, aga kui natuke keskmised teravamad, ega ikka julge nagu väga pikaks nagu hoida, eriti kui on nagu hästi läinud, et kipud ikka kasumit võtma. Jah, eks me oleme seal aktsiaturgudega niisuguse korrektsiooni lainel või levelitel veel on, aga kui vaadata niisugust pullituru murede tahvlit on, et üldjuhul öeldakse, et pulliturg ronib üles nagu mööda murede seina, et mul lihtsalt, ja muresid meil jagub. Jah, mul lihtsalt on niisugune tunne, et neid muresid tuleb kogu aeg juurde, et see tahvel nii-öelda hakkab täis saama, et kus sa nagu enam ronid, et kukud alla hakkad uuesti ronima. Jah, et oleks vaja nagu alla kukkuda rohkem kui see 10%, mis indeksid nagu korraks allpool käisid, et juba eelmise nädalaga tegelikult oligi nagu päris roheline nädal on ju, siin aastak mingi 5% põrkasid põhjadest. Jaa, aga ütleme Euroopa turud ka, et ütleme Nastagiga võrreldes jah, enam-vähem sama, aga keskmiselt siin 4-5% vahel kõik suuremad turud tõusid, välja arvatud Eesti -0,4. Jaa, aga eks ütleme nii, et ega see vaadates seda nafta energiakriisi, mis täna on, ega see kriis veel ei ole täna üldsegi lahenema hakanud ja mulle tundub, et see probleem ainult süveneb ja see kütusega on ju probleem, aga reaalselt on ikkagist see, et ma vaatasin, et see viimane LNG tanker, mis Katarist sõitma hakkas, see alles jõudis
eile tähendab 13. aprillil jõuab Euroopasse, et noh, siis jagub veel vaata mõneks ajaks kütuseid. Uut peale ei tule. Ja tegelikult kogu see maailma seisuga on nii, et need tankerid nüüd jõuavad igale poole tegelikult kohale, et kuni siiamaani ei tohiks nagu olla väga suuri probleeme ikkagi kütustega, aga isegi kui see väin, ütleme täna, homme, see nädal avatakse, siis tegelikult läheb 1 kuni 2 võib-olla isegi, et enne kui nii-öelda uued kütused jõuaksid nagu nii-öelda sadamatesse kohale, kuna laevad on ju aeglased, vahemad on ju pikad, et meil võib tekkida selline air pocket korraks nagu reaalsete füüsiliste kütustega. No see on jah, sa räägid nagu tankerite poole pealt, aga seal on nagu palju tootjad nagu puruks ka pommitatud, et selle taastamine, ma olen nagu lugenud, et osades kohtades läheb aasta, et see nagu tagasi teha need mahud. Ja, et Kataril on ju 17% on nii-öelda see tootmine vähenenud ja nende taastamine võib seal 3-4-5 aastat on ju võtta, et see kõik nagu, see mängib nagu rolli ja mõjutab nagu globaalseid energiaturge, aga see, et kas väin nüüd selle nädala jooksul avatakse, ma selle peale ei julgeks nagu panustada, tundub, et seal on ikkagist asjad on päris eskaleerinud ja ütleme ka täna kolmapäeva öösel Eesti aja järgi siis on öelda see Trumpi viimane tähtaeg. Oled sa kindel, et see on ikka viimane? No hetkel teadaolevalt nagu viimane tähtaeg, et kui Iraan seda väina ei ava, siis USA hakkab nagu tegema korralikku lauspommitust ja alustatakse nii-öelda suurtematest elektrijaamadest ja sükest väga olulisest taristust Iraani jaoks, et mis lastakse kõik õhku, et kohati nagu vaatad küll, et kõik need ähvardused, mis Trumpi poolt on tulnud, need on juba natuke nagu sükeseks meeleheiteliseks läinud, et mis sõnastus seal kasutatakse ja et väga isiklikuks on mindud, ebaviisakaks on mindud, täiesti nagu paaniliseks kohati on ju, et kui ma siin eile õhtul siis natukene huvi pärast kuulasin ka, ma mõtlesin, et see ütleme, tegelikult lubati juba ju, et see 10 päeva tähtaega sai ju täis, et kohe tuleb on ju ja kohe tuleb nagu rünnak ja aga siis tõesti, nagu sa ütlesid, et Trump andis veel nagu päevakese nagu juurde ja siis Trump ka rääkis, et nüüd kohe on asjad nagu korras ja siis Iraaniga saame asjad ühele poole ja siis tema pidi, kuna Venezuela rahvas teda väga armastab ja tahab, et Trump oleks siis ka tulevikus nende president, et siis Trump on juba enda sõnul alustanud hispaania keele õpingutega ja pidi olema seal väga andekas. jah, et ei ma ütlen, see ongi see teater, mis sama, milleks teatrisse minna on ju. Ja, aga ütleme, vaadates neid ähvardusi, mis Trump teeb, on ju, et kohe nüüd laseb Iraani kiviaega tagasi, et eks seal on nagu tõepõhi all, on ju, et sisuliselt, kui sa lased nagu sellise suure riigi energiataristu, kõik nafta tootmise ja mingi infrastruktuuri on ju segamini, et seal eks see toobki kaasa on ju kogu riigi sukse sotsiaalse kollapsi, riigi võib-olla iseenda on ju kollapsi ja kogu selle regioonis tekitab väga suure kaose, seepärast Iraan ikkagi ründab tagasi on ju. No ta ei ründa ainult nagu USA-t on ju vastu on ju, aga ta on lubanud ju oma naaberriikide energiataristut eeskätt nagu ründama hakata on ju. Just ja just enne kui ma siia tulin, mul jäi silma ka Iraani ähvardus, et sisuliselt kui neid homme või see nädal nagu rünnatakse nagu väga valusalt, siis kogu Pärsia lahe riigid, et olge valmis teie nii-öelda sellised maamärgid, need ehitised, tsiviiltarist on ju, Burj Khalifa, et ka nendele võidakse löögid anda rakettide ja droonidega, et see asi läheb seal päris inetuks. Sul tegib küsimus, et milline see Iraani võimekus tegelikult nagu on ju? Näha on, et eks nad saavad nagu terroriseerida ikkagist nende väikeste droonidega ja rakettidega piisavalt palju, et ikkagist tekitada seda paanikat, küll mitte võib-olla täielikku kaost ja lõplikku hävingut. Suuts ikka 2 Ameerika hävitajad alla lasta. Jah, näiteks see on, mille peale tekitati korralik siuke päästemissioon on ju. Vaenlase tagalas. Ma ei tea, Meelis, kui meie langeks pantvangi, kas meid ka päästma tuldaks ja $300 miljonit selle peale pandaks?
jah, aga see näitab, on ju, kuidas erinevad riigid nii-öelda vastutavad oma sõjaväelaste ja kodanike eest, on ju, et noh, kui USA suudab kulutada 300-400 miljonit 2 piloodi koju toomisele, et noh, siis jälle teisest küljest vaatad, noh, venelastel, seal on 1,5 miljonit sõdurit on kastis siin 4-5 aastaga, on ju, et ja nagu noh, inimese elu maksab sama palju kui suurtüki kuul umbes, et noh, näha on, et seal noh, venelased on rindel, on ju, jala, mingi niivadega, kohati isegi eeslid, on ju, et noh, et tegelikult nende elud ei maksa ju midagi, et seal see väga suur vahe tulebki, on ju, autokraatial ja demokraatial, et aga noh, ennekõige, et kui see nädal, siis sisuliselt see situatsioon eskaleerub, on ju, siis noh, kõigepealt küsimus, mis saab nafta hinnast, on ju, et meil ajaloolist on ikka väga palju näiteid nende just naftakriisidega, kus nafta hinnad on siin 2 ja 3 korda nii-öelda üles hüpanud, et noh, vaadates siin on ju näiteks seda Ukraina kriisi, noh, samamoodi, ega nafta läks seal 80 pealt või 70 pealt, mis ta seal maksis, on ju, see mingi 40 peale, noh, tuublisse, on ju, seal 1990 samamoodi naftakriisi ajal nafta läks 17 pealt 36 peale, on ju, et noh, ma ei imesta, et kui täna, ütleme, kui meil oli keskmine nafta 60, on ju, et see läheb mingil hetkel ikkagist 150, 180. Ta on täna hommikul oli 115, nüüd natukene allapoole tulnud, on ju. Aga ta on põhimõtteliselt 2 korda kõrgem. Jah, et ma ei välista, et kui see nädal ikkagist läheb väga koledaks seal asi, et see käib ka 180, et siin on veel, jah. Ja, või siis tuleb see Trumpi tako, antakse lisaaega, on ju, turud veel taastuvad, nafta alla, on ju. No siin on räägitud 45 päevasest vaherahust, noh, ütleme, erinevad riigid on püüdnud seda vahendada, on ju. Noh, ma ei tea, kui ma täna vaatan nagu turg on kuidagi kahtselt roheline, on ju, et noh, just küll oleks nagu, ma ei tea, kuidas sulle meelest tundub, aga nagu selliseid suuri riske minust nagu eiratakse, minu meelest see pilt on ikka nagu märksa ohtlikum, see sama asi, mis sa nagu tõid välja, see nafta hind, on ju, no siis tuleb kohe jõuame sinna stagflatsiooni ohu juurde, on ju, noh, põhimõtteliselt majandus läheb tõenäoliselt nagu langusesse, on ju, samal ajal inflatsioon läheb nagu ülesse, no see nagu aktsiaturule pole kuidagi nagu hästi mõjunud. Ja mul endale ka tõesti tundub, et noh, turud ei ole nagu palju kukkunud, et väga vähe on, jah. Et kas ma ise hinnastan neid turge kuidagi valesti või investorid hinnastavad selle kriisi mõju turgudele kuidagi või valesti. loodavad selle Trumpi takole liiga naiivselt äkki. Jah, et täna turgu vaadates turg arvab, et see kõik laheneb üsna rahumeelselt, väga lühiajaliselt, kui sa vaatad näiteks nafta pikaajalisi lepinguid, need kauplevad 70 peal, et see tähendab seda, et täna sa ostad naftat 120-ga, mingi 3 kuu lepinguid sa saad 70-ga. Et nafta aktsiad ohtlik osta, kui ta nii läheb, on ju? No, aga no ütleme, ka turg on eksinud, vahel turg hinnastabki asju valesti, on ju, et võib-olla täna hinnastab aktsiaid natuke liiga optimistlikult, naftat samamoodi liiga optimistlikult, samas kui need mõlemaga eksid, on ju, siis ongi nafta, on ju, 120, 150, 180 ja turud on veel 10-15% allpool, on ju, et kõik võib nagu juhtuda, aga mis nendest muidugi Pärsia lahe riikidest sellest võiks rääkida natukene, sest ma arvan, laiem avalikkus ka, noh, ütleme, kui vaatame Eesti investorid ka, nad ju kõige rohkem jälgivad USA turgu, noh, siis on Euroopa suuremad turud, Skandinaavia, aga noh, keegi, ma arvan, sellist rahulikede aegade, eriti sinna Lähis-Ida poole nagu ei vaata, on ju, nüüd võib-olla on olukord teistsugune. Ja, et noh, see on ju piirkond, mis täna kõige rohkem nagu pihta saab, on ju, ja otseselt pihta, mitte majanduslikult, aga ka nagu rakettide ja droonidega pihta, on ju, et seal Pärsia lahe riigid on ju Iraak, Kuveit, Katar, Saudi Araabia ja Ühendemiraadid, on ju, ja mis neid riike kõige rohkem nii-öelda nende majandus iseloomustab, on nafta, on ju, kõik on sellised naftariigid. No aga maagaas ka üldse nagu energia. Jah, energia sellised tooted ja mis on nende riikide strateegiline panus on olnud see, et kuna neil on see nafta energiasektor on liiga suur, siis nad on otsinud nagu teisi investeerimisvõimalusi ja enamus nendest
riikidest on teinud panuse lennundusse ja turismindusse, on ju. Eriti Araabia, no jaa, kui sa mõtled selle Dubai ja Araabia Ühendemiraatide peale, no selgelt turism on ju. Ja täna, mis on ju juhtunud, sul on nafta kinni, sul on lennundus suletud ja sul pole turiste ja näiteks võtame Katari, et väike riik on ju, naftariik, selle 42% majandusest on naftaga ainuüksi seotud, kui sa pane nagu sinna juurde lennundussektori Kataris, väga suur lennuväli, mis on ka maailma connection hub või siuke on ju, see on SKP-st majanduses 10% ja ka lisad veel turisminduse 10%, et sul kogu nii-öelda Katari majandus 62% on täna nagu suletud, kinni, asi tööta, on ju. Et siin on välja arvutatud ka, et sisuliselt kui see konflikt nii-öelda on 6 aega kestnud, siis arvatakse, et Katari majanduslangus on 14%. Kui see kriis kestab nagu kuid ja kuid, et võid nagu arvata, et kui sul 62% majandusest ei tööta, et mis kollaps seal on ju tuleb, et ja kui vaadata neid teisi riike, siis neil on samamoodi, et see energia ja turismi ja lennundusega on suures pildis umbes 40%. No kõige kindlam on ikkagi, ma olen ka lugenud erinevad nõus, et kõige kindlam on täna Saudi Araabia, ütleme, kui vaadata siis nagu kuigi seal omad riskid ka on ju, aga Saudi Araabias oli üks väheseid riike, kes oli märtsikuuses näiteks plussis on ju, et ütleme ka Norra oli nagu plussis on ju, aga me oleme oma saates ka rääkinud, et kui pikk see naftajuhe neil oli 1200 kilomeetrit jah, et sa ei suuda seda ju kaitsta kogu selle piirkonna ulatuses on ju, kui keegi tahab rünnata on ju. Jah, et sisuliselt täna tõesti see Pärsia lahe riikidest ainus nagu tugev riik tänu selle East-West naftajuhtmele on Saudid on ju, et kuna sealt ikkagist mingi 6-7% kogu sellest see on kohe isegi pea nagu väga uurima, võtab börsigraafikut lahti ja ta on nagu paremini vastu pidanud, teised on ikka pihta saanud korralikult. Ja, aga ütleme nii, et see nädal täiesti reaalne võimalus, et see kõik võib muutuda ka sinna selle nafta juhtmesse võivad lennata on ju raketid, mis peataks uuesti kogu Pärsia lahe naftaliikluse on ju. Ja ma arvan, see mure on nagu reaalne selles mõttes, et Trump on püüdnud ju ütleme Euroopa riiki ka siis nagu ütleme endale nagu appi kutsuda, ei ole nagu appi mindud, ütleme ei olegi isegi oma õhuruumi nagu avatud, et kus Ameerika saaks nagu liikuda on ju, ja ma nägingi siin möödunud nädal, mul päevad juba lähevad sassi, aga kaks riiki, teised ka, aga eeskätt siis Saudi Araabia ja Ühendemiraadid ütlesid, et meie tuleme ise usale vastu, et meil on vaja see väin nagu lahti saada, meil on vaja, iga päev on nagu kaalul on ju, et on vaja majandust nagu käima saada on ju, ja eks nad siis, Trump on öelnud, et nad peate selle arve nagu osaliselt kinni maksma on ju, tõenäoliselt nad ongi valmis maksma, kui nad siis nagu saavad selle rahu kuidagi on ju. Ei kindlasti, et mulle on tundunud ka, et ikkagist need emiraadid ja nad on valmis, ütleme, nende kannatus on samamoodi katkemas, nad on valmis ka militaarselt kohe sekkuma, kui see asi ikkagist jääb seal nii-öelda venima, kogu see veina avamine, et aga õnneks, mis nende riikide all nagu positiivne on see, et nad on kõik naftariigid, nad on väga rikkad riigid. Ja neil on vähe võlga, mitte ainult ütleme riigi tasandil, aga ka ma vaatasin, et ettevõtte tasandil on väga vähe võlga. Seepärast pole vaja võlga võtta, kuna sul naftast läheb nii palju raha peale ja kui vaadata isegi erinevaid riike, näiteks Kuveit on väga väike riik, aga Kuveidi nii-öelda see Wealth fond, riigi rikkuse fond on $1 trillion, et sisuliselt sa võid aastaid kinni olla ja lihtsalt nagu maksta arveid nagu kõigil edasi on ju, siis näiteks Saudidel on ligi $1 trillion, $1 trillion see Wealth Fund, Emiraatidel 2 triljonit ja seal on küll Bahreinid ja sellised väiksemad riigid ka, aga Bahreinil on jah, et me oleme rääkinud siin ütleme kütustest on ju, aga Bahreinis on Bahrein alumiinium on ju, et mis on maailma üks suuremad alumiiniumitootjad ja see on ka nagu rivist väljas ja nüüd on nagu alumiiniumi hinnad läinud üles ja ütleme näiteks Ameerikas alkoaktsia tõusis päris palju on ju, et seal ei ole ainult kütused, on metallid, on väetised, me oleme erist asjadest rääkinud, et mis nagu mõjutab on ju.
jah, nii et sihuke kohati nagu hästi rikas piirkond maavarade suhtes ja väga oluline piirkond ka ja kuidagi just viimasel ajal on see teema, et just mis on kõige kriitilisemad, võib-olla ongi see diisel, on ju, mis sealt väga palju rafineerimisjaamadest nagu välja tuleb ja need väetised, on ju, millest on puudujääk, et mis on täielik sihuke inflatsiooni trigger, on ju, et et eks väga põnev nädal ilmselt tuleb, et vaatame, kuidas see asi laheneb. Aga noh, selle teema lõpetuseks, et noh, teeme siis oma prognoosid ka, et mis me siis nagu arvame, et mis see kõige tõenäolisem stsenaarium on, et noh, oletame siis niimoodi, et kokkuleppele ei jõuta, on ju, tuleb see negatiivsem stsenaarium, no ja Trump ei saa ju lõpmatult nii-öelda nagu, ütleme, tähtaegu edasi lükata, sest teda ei võeta enam ju tõsiselt, et noh, ma ei tea, minu prognoos on, et hakatakse otsast siis pommitama, et natuke pommitatakse ja vaadatakse, et kas siis tuleb mingi mõju ja siis pommitatakse äkki veel. No ma kahjuks arvan ka, et ikkagist Iraaniga tuleb see teema ikkagist lõpuni viia ja see tähendab ikkagist kahjuks Iraani saatmist kiviaega, on ju, et see tähendab, et ma arvan ka, et see Iraan pommitatakse täiesti pilbasteks, noh, kõik see infrastruktuurid, energiataristu, noh, selle taastamine võib võtta dekaade, on ju, kui see asi selle ära lõpetatakse ja mis võib-olla veel seda nii-öelda plaani kinnitab, on ju see, et Trump läheb või kas ta käis või läheb kongressi, on ju, küsima tohutut uut kaitse-eelarvet 1,5 triljonit. Mis on niigi juba suur ja läheb veel suuremaks. Ja sellest siis 350 miljardit see lisaeelarve, mis tehti, ongi Iraani jaoks, on ju, et ma arvan, et see ei ole nagu nii lühiajaline missioon, et siin paari nädalaga jõutakse see ära lõpetada, aga ma arvan, et seal jätkub nagu pommitamist küll kuniks siis ikkagist Iraan peab nagu laua taha tulema ja ütleme, püksid alla laskma. Jah, kui enam lauda on ju, küsimus on, et aga noh, ütleme, mis siis veel viimase nädal nagu huvitavad asju oli, et noh, siin kuidagi märkamatult tulid Ameerikas ka tööturunumbrid, on ju, et noh, ütleme, turgude fookus on natuke nagu mujal, on ju, varem oli see inflatsioon ja tööturg kogu aeg siin hästi tähtis teema ja nüüd on natuke vähem, aga ma ei tea, kas sina meelised aru saanud, aga need tööturunumbrid ka nagu meeletult nagu kõiguvad, on ju, no alles meil olid nagu mure, nagu pinge oli tööturul, on ju, nüüd tulid märtsikuu numbrid ja siis ütleme mitte põllumajandussektoris loodi 178 000 uut töökohta ja oodati 60 000, et noh, kus see siis nüüd tuli ja kui ma siis natuke vaatasin, et mis need sektorid olid, siis no ülekaalukalt kõige rohkem loodi meditsiinis näiteks uusi töökohti, et ja no endiselt ka riigisektoris, aga just meditsiin oli nagu noh, päris suur, on ju. Siis Hiina ka, on ju, et Hiina on kuidagi nagu vaikne, on ju, et me hästi palju, me oleme rääkinud nendest Aasia riikidest, noh, kes nagu kannatavad, on ju, noh, Malaisiad ja seal on, ütleme, erinevad juba hädaolukorrad välja kuulutatud, noh, Jaapan on väga keerulises olukorras, Hiinas on ka raskem, aga noh, ta ei ole nagu nii keeruline, et ühelt poolt ta saab nagu noh, Iraaniga poliitiliselt paremini läbi, teiselt ütleme, Hiina oli varasemalt ka noh, teadlikud või mitte teadlikud, pigem ikka teadlikud igaks juhuks varunud need reserve, need on lihtsalt suuremad kui teistel nagu Aasia riikidel ja siis tuli ka noh, ütleme, märtsikuuses siis Hiina tööstussektori ostujuhtide indeks, et noh, kui ta siin oli veel veebruaris 49 punkti peal, siis noh, nüüd natuke kasvas 50,4, noh, 50 on siis selline tase ja sealt üle noh, tähistab nagu kasvu, et see siis nagu üllatab võib natukene, on ju. Ja siis India, kes me siin eelmistel aastatel oli selline nagu staar, India turg on no arenevatel turgudel ka neil on keerulised ajad ja noh, näiteks India valuuta, India ruupi on siis dollari vastu kukkunud 10 aasta nagu kõige madalamale tasemele, et päris palju on ju. Ja siin noh, naftast me rääkisime ka päris palju, OPEC plussi nii-öelda kokkusaamine oli meil siin nädalavahetusel ja noh, loomulikult nemad on ka nagu mures, midagi peaks siis nagu tegema, noh, me näeme seda,
kuidas siis Venemaal on, järjest pommitatakse tootmist nagu segamini, et väga palju on nagu rivist väljas on ju. Me näeme nüüd, mis nagu Lähis-Ida on nagu rivist väljas on ju, ja siis jõuti ühisele nagu järeldusele, et ikkagi siis alates maist suurendame tootmist 206 000 barreli võrra päevas, aga see on piisk meres, et see nagu ei aita väga. Jah, need võivad ju suurendada, aga kui Hormuzi väin on kinni, et kus sa vead on? Jah, kus sa vead, et seal toru läbilaskevõime on üsna piiratud, et jah, kindlasti ütleme nii, et ma arvan, et senikaua kui nafta hind ikkagist on seal 100+, et senikaua on kõik riskid ikkagist avatud, et peab nagu ettevaatlik olema. Nüüd läheb vasti meelest selles mõttes ka huvitavaks, et kui me nüüd natuke piilume eelmise nädala võitjad kaotajad ja ütleme siis kohe tuleb meil ju siin tulemustooaeg, alates järgmist nädalast nagu peaks tulema nagu päris massiliselt need numbrid on ju, aga kui ma siin tegin ise siin kuu kokkuvõtted klientidele ja oma töötajatele ka, siis 3 korda Meelis võid arvata, mis oli see sektor, mis ainukesena lõpetas märtsikuu plussis. Kütused, nafta. Just, ainult energia on ja ikkagi nagu korralikud on ju, et see on nagu aasta algusest ütleme Euroopas vist oli 3% tõusnud ja Ameerikas isegi 40% selle paari kuuga on ja kus on siis nagu keerulisem, ütleme natukene on tehnoloogiat nagu müüdud allapoole, panganduses on natuke ka nagu küsimärke nagu USA poole pealt olnud on aga sellised kõik, kus on siis sellised nagu kõrgema beetaga riskantsemad asjad, et on laua pealt nagu raha ära võetud, kasvust on tõmmatud nagu rohkem rahavoo peale ja regioonide lõikes tegelikult, kui vahepeal me nägime, et siin Euroopasse, USA-st liikus nagu raha on Trumpi peale oligi nagu pahased natukene on nüüd on hakanud Euroopast natuke USA-sse isegi raha tagasi minema ja ühelt poolt ka see nagu tugevam dollar on nagu toetanud ja me jõuame ikkagi sinna kütuste juurde nagu tagasi, et kui me rääkisime siin Aasia riikidest, kes peavad nagu nii palju importima, ega Euroopa väga palju parem ei ole, et nemad peavad ka nagu ostma ja siis ongi selline nagu seis, kus et võitjad on nagu suhteliselt vähe. Jah, ja ütleme, eks siin tõesti vaatad nagu sükust üldist turgu, et siis jah, on mõned üksikud sektoreid, vaata, mis on turul nagu väga tugevad. Üks on see kütuste teema, mida suur Peeter väga näppida ei saa, ja siis on nagu selline kosmose teema ja siis on nagu mingid semikonduktoritega seotud mingid spetsiifilised see sama teema, mis meil ka Suure Peetri portfellis on ja millest sa oled rääkinud on ju, et vase pealt eemal on ju, et see on nagu teema on ju. Ja need on nagu üllatavalt hästi püsinud, kuigi näiteks see AOI on ju, mis meil siin sees on, et ma vaatasin eelmine nädal, ta liikus iga jumala päev kas 20% üles või 20% alla. Ole siis investor ja pea hoia närvi on ju. Ja et ütleme, need on siuke turu siuke sentiment, kus ütleme sulle riskide juhtimine pole sellises hetkel võimalik on ju, et sul on ainult 2 varianti, kas sa müüd positsiooni ära või siis hoiad nii piisavalt madalal portfellil, et säilitad enda rahulik une on ju. Ma leidsin huvitava statistika eile õhtul ka, et numbrid on ju palju on ju, aga mis sa arvad, Meelis, ma kõigepealt ütlen need sündmused, ma kõik ei jõua ette lugeda, aga see on nagu siis viimase 10 aasta jooksul suuremad, alustame siis 2016. aastast, kui oli Brexit, mõtle kui kiiresti on aeg nagu läinud on ju. Me jõuame siia 2017 erinevad orkaanid on ju, siis on olnud siin väiksemad kaubandussõdasid, siis on meil siin olnud vahepeal loomulikult koroona, siis on meil olnud siin Ukraina sõda, siis on olnud meil siin Ameerika väiksemate pankade probleemid ja siis loomulikult eelmine aasta kaubandussõda, nüüd on siis Iraan ja nafta hind on ju, iga aasta mingi jama, kas suurem või väiksem, aga kui palju, kui sa oleks nagu 10 aastat tagasi investeerinud, ütleme $10,000 SP500-sse, kui palju sul täna raha oleks? Jah, ütleme, oleks plussis. Jah, aga kui palju oleks plussis? Et need jamasid on nagu nii palju. Jah, ilmselt ta paarsada % ikka. Jah, 289%, mis tähendab seda, et natukene vähem kui 4 korda. Ja iga jumala aasta
noh, ka päris suured nagu jamad, ikkagi siis nagu jõuame selle, et noh, ütleme mingi selline portfeli tuumpositsioon peaks nagu ikka olema, et nagu toidab, on ju. Jah, eks need protsendid on reaalselt ilusad, aga noh, kui sa reaalselt nagu võrdled elatustaset, on ju, et siis sellega võrreldes ta on natuke võib-olla kasvanud ja väärtust säilitanud. Sa pead kõik ilusa ikka ära rikkuma. ja ütleme, juhin veel tähelepanu, et see oli ka veel nagu dollarites, on ju. Et nagu me teeme eurodesse, siis pilt läheb nagu natuke veel hullemaks, on ju, ja lõpuks jäägi midagi järele. Jah, ikka pean kõik ilus ära rikkuma. Kusjuures vaatan praegu mobiiltelefoni laivis, et USA ja Iisrael ründasid seda Kark Islandi just, et seal lasti mingi military base'id ja landing dockid ühesõnaga õhku, et noh, kindlasti on mingisugune eskalatsioon juba, et on päris oluline et enne tähtaega, siis see tähtaeg ei pidanud siis või? No ütleme, see vist seda otseselt ei olnud seal välistatud, et see ei ole päris siuke energiajaam, aga see on küll energiakeskus, on ju. See on nagu eelhoiatus siis või? No ilmselt küll jah, nagu, et väiksed kuulid jalga. No võt jah, et me teeme siin saadet, on ju, ja kui nagu ei vaata, siis võib-olla räägin täiesti valet juttu, on ju, et mis nagu toimub, on ju. Aga kui me nüüd läheme natuke siis nagu nende virtuaalportide juurde ka, siis noh, ütleme siis väikse Peetril, jah, me ei teinudki eelmine nädal tehingud, no see 500 eurot tuli siis jälle peale, on ju, mis ta iga kuu on nagu tubli, ikkagi suudab säästa, on ju, eks nüüd tuleb natuke mõelda, on ju, et lähipäevadel anname natuke aega, vaatame, äkki läheb pilt selgemaks, on ju, et siis otsustame ära, kuhu me selle raha nagu paneme ja siis tegelikkuses no kasvuportfellis me ka tehingud ei teinud, et noh, oleme tõmmanud seal päris palju noh, rahasse polegi kunagi nii palju raha olnud, vist 85% on nagu rahas, on ju, et siin möödunud korral väga, noh, ütleme, küsija soovitus tuli, ütleme, kui me need ideedest nagu räägime, et võiks panna saate tutvustamas asja nagu lühendit, lähitulevikus siis lubame seda ka teha, on ju, aga noh, ütleme siin, küsin selle küsimuse kohe ära, et meelest ära ei lähe, et me eelmine kord rääkisime sellest, noh, et SpaceX tuleb nagu turule ja on fondid, kus on nagu eelnevad sees, et üks kuulaja küsis, et mis selle fondi nagu ticker on või? Ja, selle ticker oli VCX Fundrise Innovation Fund, aga see on USA fond, et kahjuks, kui sa oled jaeklient Euroopas, siis sellele ligi ei saa, et ainult prof-kliendid saavad seda USA-st. Tuleb siis Trumpi käest USA kodakondsus saada, on ju, ja siis saab osta? Ei, sul või siis teine variant, et teed ennast prof-kliendiks, sul on vaja 500 000 eurot ja finantsturgude töötamiskogemust. Et nii lihtne ongi? Jah, 2 asja. Okei, võime meelde jätta, on ju. Aga ühesõnaga jah, Suure Peetri portfellis kasvu poole pealt tehingud ei teinud, aga noh, kuiva püssirohtu on nagu päris palju. Aga noh, ütleme siis, mis puudutab nagu rahava portfelli, siis see on üllatavad hästi vastu pidanud. Kukkus ainult märtsis natuke üle 1% raha või see kasv kukkus 9%, aga vaadates turuga, siis on ka see nagu parem. Aga me ossime 2 asja siin juurde, et ossime kinnisvarast Mainstreet, mitte kinnisvarat, ütleme siis finantsteenuste alalt Mainstreet Capitali, mis maksab siin iga kuu dividende ja ostu hetkel oli see brutodividend natuke alla 7% ja kinnisvara poole pealt Vitsi Propertist, mida on ka varem küsitud siin saadetest, et nüüd see hinnatase oli juba piisavalt hea ja tootlused ka selle 6,5 peal brutodividend nagu aastas. Et see siis nagu, noh, ma siin väga nagu muudatusi ei tee, et päris palju on siin nagu ka Baltikumi suunalisi asju, Põhjamaade suunalisi asju, et need nagu püsivad veel suhteliselt hästi. Aga läheme siis küsimuste juurde ka Meelis, et me jõuaks nendele nagu vastata, et noh, siis Toomas ongi meile kirjutanud just sama, mis ma mainisin, et need tickerite asjadest ja SpaceXist me vastasime nagu ära, aga siis Mattias on ka kirjutanud ja siis, et tema on siis meie podcasti ka nii-öelda püsikuulaja ja ta tahab siis, ja teda huvitab ka seesama kosmose teema, noh, Meelis on, ütleme, minuga võrreldes kindlasti selle teemaga rohkem nagu kursis, ma arvan, et siin nagu vaidlust väga nagu ei ole, aga siis no ütleme, võikski natuke nagu arutada, et milliseks see kosmosevaldkond võib järgmise, ma arvan, 10-15 aasta jooksul nagu kujuneda, et noh, kas siis nagu sama kuum teema nagu tehisintellekt nagu praegu ja kas siis tasuks seda sektorit nagu jätkuvalt
jälgida, et noh, millised võib-olla nagu võimalused võiksid nagu investorile tekkida, et noh, enne kui sa Meelis saad nagu vastata, ma võib-olla ütlen selle ära, et ma ise ka juba vaatan, et tahaks seda Starlinki saada, et ma ei tea, 10 euri või dollarit kuu on ja kui ma mõtlen, et kui ma saaks selle Starlinki, et miks mul siis neid telekomi enam vaja on? Jaa, väga hea lahendus on, et otse internet tuleb kosmosest ja väga konkurentsivõimeline on, et eriti kui elad sellises kohas, kus võib-olla tavainternet ei olegi väga just hästi kätte saada. Aga kas me saame kuidagi siia oma stuudiosse, kas Elon Muskiga mingi eridiili teha, et ta mõne Starlinki teeb? No ütleme, meil on valguskaablid jooksevad majja sisse, et meil ilmselt ja, aga see on kallim. No jah, samas, no eks ta on, vaata, telekanalid, värgid ühendatud, ma ei tea, kuidas see Starlinkiga, see on ainult net, on, et ja kas ta on päris sellise kvaliteediga võib-olla kui juhtmest on, aga jah, see kosmoseteema, noh, mind see väga huvitab see kosmoseteema, et see on nagu täna eriti hästi pildil ka ikkagist ja just kui me vaatame, millised ettevõtteid on siin viimaste aastate jooksul listitud, on ju, need on väga palju sellised satelliitide ettevõtteid, rakettide ettevõtted, igasugused kosmose tehnika andmekeskustest on räägitud igast asja. Ja seda enam, et ma arvan, et me korra eelmine aasta olime üsna sellised bullish kosmose ettevõtete vastu, siis tegelikult ma arvan, et me olime natuke aasta, võib-olla isegi natuke liiga vara, et tegelikult ma arvan, et see space race hakkab alles nüüd pihta, et me ilmselt oleme kohe siin lisamas ka kosmoseaktsiaid, meil kosmose ETF on sees, on ju, see JEDI, et see on all time high muuseas, turg on siin suht põhjades ja see ETF on nagu suht all time high, et näitab väga, väga ilusat trendi. Aga kui sa võib-olla tähele panid ka eelmine nädal, et NASA lennutas on ju kosmoserakett üles Artemise projekti raames ja see on nüüd eesmärk on ju kuu tagant see tiir ära teha ja kas järgmine või ülejärgmine aasta siis võetakse ette uus matk kuule, et mida pole nagu 50 aastat tehtud, on ju, et see nagu tekitab uue ärevuse selles kosmosesektoris ja võimalik ka, et uue buumi, on ju. Et ma olen üsna bullish ja miks ja kui mina olen bullish ja kui ma näen veel, et turu peal sama aegselt listitakse kosmose uusi ETF-e, näiteks siuke asi listiti USAs nagu tikkeriga NASA, NASA jääb hästi lihtsalt meelde. Ja kahjuks jälle Euroopas seda osta ei saa, aga Euroopas on sarnased asjad nagu olemas, on ju, aga see on puhas nagu kosmose tehnoloogiale panustav ETF ja millele selle ETF-i osakaal on SpaceX 10% läbi mingi spaki. Okei, jälle mingi keegi on võrdsem kui keegi teine on. Jah, et selles suhtes et üldjuhul see näitab nagu niisugust sentimenti, et kui niisugused suured fondivalitsejad teevad nagu teemade sektorit uusi ETF-e, siis nad näevad seal nagu mingit potentsiaali. Aga mulle tundub, et see sama SpaceX ise läheb ju järjest nagu aktuaalsemaks, et kuigi turul on nagu keerulised ajad, ikkagi seda IPO-d valmistatakse ette ja ma olen ikka neid väärtuse näinud selle 2 triljoni pealt on ju. Jah, nüüd ongi juba 2 triljonit ennustatakse seda väärtust ja see oli ka päris huvitav. No pluss ütleme indeksitesse panemine muidugi on ju. Ja seal ma sain aru, et tehtigi muudatus, et kui ennem oli nii-öelda, et ettevõte peab vähemalt 30 päeva seal börsil kauplema, et lisada sinna ETF-i listidesse, siis nüüd tõmmati see 15 päeva peale ja tõenäoliselt ütleme tõesti see summa, mis seal nagu rahaliselt kaasatakse, on nagu meeletu, aga kui sinna nii-öelda ETF-id taha tulevad, et siis on niisugune korralik nõudlus ilmselt nende aktsiate vastu, et ja lisaks $2 triljonit ettevõtte väärtus, see on kohe top nagu aktsia.
maailma suurimaid ettevõtteid nagu turuväärtuselt, et aga sinna on paar kuud aega, et millal see tuleb, et ilmselt senikaua see kosmose teema on vägagi pildil ja loomulikult ma arvan, et kui see ükskord nagu listitakse, siis on võib-olla isegi niisugune eufooria piik, et mis on muidugi müügikoht juba, et nojah, sõltub, kus see kogu turg siis nagu ka sellel hetkel on ja eks nad täna võib-olla ei tahagi kohe IPO-t teha, et turud on niisugused kahtsed natukene, aga ei oska öelda, võib-olla see, mis kaalub siis üle on, et kas see nõudlus selle nagu valdkonna vastu või siis hirm on aga ja võib-olla seal muidugi on väike risk see, et kes omavad hästi palju neid S&P ETF niisugune väiksed retail kliendid ja kahjuks võib ka nii juhtuda, et siis kui see SpaceX turule tuleb, siis need ETF-id ostavadki selle aktsia täpselt tipust, sellepärast et nad peavad seda tegema, seal on kõik jaeinvestorite raha ja nii-öelda müüakse hästi kalli hinnaga nii-öelda jaeinvestoritele see ettevõtte sinna ETF-ide sisse ära nii-öelda ja eks siis paljud võib-olla jäävadki mõneks ajaks kotti hoidma nii-öelda. Mattisel on üks küsimus veel, et ta on märganud, et me viimastel ajal siis oleme palju käsitlenud tehisintellektiga seotud teemasid ja et see on väga aktuaalne ja nii edasi, aga et kas me ei ole mõelnud, et me võiksime rääkida rohkem ka tehisintellektiga seotud muudele sektoritele nagu energeetika ja logistika ja toorained ja tarneahelad, et ilma milleta nagu ei saa. Me natuke energeetikast oleme ju rääkinud, on ju, et aga võib-olla siis nagu toorainetest võiks nagu mõtlema natukene. Ütleme, tegelikult meil kõike neid kõrvalsektoreid on sees olnud, et meil tegelikult oli isegi seda Vasa ETF ja meil on olnud tuumaenergia ETF või see ettevõtteid. Energeetika on kindlasti olnud. Ja siis tegelikult meil oli Ireen on ju puhas datacentrit andmekeskuse teema, meil oli või on siiamaani on see APLD, Applied, kes ehitab andmekeskus ja haldab neid on ju, ja samamoodi meil oli see PV ehk siis andmekeskuste alternatiivsed energialahendused on ju, kõik niisugused aurukatlad ja selline teema, et näiteks isegi see AOI on andmekeskustega seotud kiipide optikalahendused on ju, lisaks meil oli Axi on ju, kes toodab ära seda räägi ju keegi graafikud on vaadanud. Kusjuures Axiga vist on ütleme, kas see buum hakkab läbi saama, aga üks väga korralik tõsine langus on nüüd, et aga varast sellest, kui palju ta nagu tõusis on ju. Jah, et see oli, ma arvan, et Axi on viimaste aastate superstaar ikkagist, seal on, ma ei tea, pool aastaga, ma ei tea, 15 tiksu, mis ta läinud on, et ka meie olime seal peal natuke. Ma võin sulle öelda veel ühe aktsia, mis on tõusnud viimase aastaga 24 korda, see on SanDisk näiteks on ju. 24 korda, see on teistpidi nagu buum on ju. Jah, et ütleme, maailma finantsturgudel on neid võimalusi ikkagist, et loomulikult risk management, aga ütleme see osakaalu suurus portfellis, et kui panustad julgelt, et siis võid päris hea sõidu saada. Jah, ja kui akti on nagu väiksem ilma natuke ikkagi, SanDisk on nagu päris suur ka, nii et see on nagu metsik tõusunud. Aga lõpetame Iivi küsimusega, et meid ei kuule ainult nooremad inimesed, et natukene eakamad ka ja Iivi kirjutab, et temal on pensionini jäänud 10 aastat ja ta investeerimismaailmast väga midagi ei tea, aga tahaks siis ka investeerimisega tegelema hakata, aga 3. sammas on juba olemas, siis juba mingi kogemusi on, et ei saa öelda, et üldse nagu ei ole. Ja tal on siis nagu mitu küsimust ja küsibki, et kui nüüd nagu väga kogemust ei ole, et kas siis alustada ainult roburifondides või võtta kõrvale ka näiteks seesama SP500 indeks ja kui roburifondides siis kas see globaalne või midagi muud, et ütleme, me ei saa siin ju otseselt nagu soovitust anda, soovitame tutvuge kõikide nagu nende roburi asjadega aga see globaalne on selles mõttes, nagu sõna ütlebki, ta on globaalselt kõige paremini ajutatud, kuigi sellest globaalsest ka täna 70% on nagu Ameerika, et siis ta läheb suhteliselt sarnaseks sellega, mis on nagu SP500 eraldi on ju. Jah, aga need natukene võib-olla erinevad
nagu instrumendid, et Ongi üks on erineva, fond on ju, jaa. ja teine on ETF ja võib-olla Roburi fondidega see eelis on lihtsalt see, et seal ei ole tehingutasusid sul, et pane kas üle päeva või mitu korda nädalas, et mina eelistaksin, ma arvates, et Roburi fond, et sellest benchmark on suht sama nendele, et kas on ütleme mis on vahet, Roburil ei ole fossiilkütuseid, see vahe on ju, aga muidu on suht sarnane on ju. Aga see jutt on sul väga õige meeldis, et Roburi pluss on see, et sa, eriti kui sa nagu väiksemate summadega lähed, sa saad ilma kulutata investeerida on ju, et kogu aeg kogud on ju, ja sa saad panna need kuumaksed on ju, ja tema järgmine küsimus ongi siis selles, et et kui soov on aastas Roburi peale panna 5000 eurot, et kuidas siis nagu tegema peaks, et kas siis ma ei tea, 5 korda aastas korraga 1000 või iga nädal või mis iganes, maitse asi on, enamus paneb korra kuus on ju, aga seal on võimalik panna tihedamalt ka on ju, et tänasel päeval, kus turud on närvilised, tasubki tihedam püsikorraldus teha lihtsalt. Ja just, et ütleme, sa võid väga suurelt teha nii, et kui S&P 500 on näiteks tippudes 10% all, siis suru nii palju sisse, kui saad on ju, aga iga mingi nädala tagant näiteks või 2 korda nädalas pane tihemini ja pane natuke rohkem ja kui ütleme, see korrektsioon saab läbi, S&P taastub 20%, siis võta jalg gaasilt ära nii-öelda, et ütleme, kasuta seda langust võimalikult palju ära ja Robur annab nagu väga hea võimaluse selleks, tal ütleme jätkus küsimus on muidugi SP500 kohta ka, et kuidas siis seda peaks nagu ajutama, seal on lihtsalt see, et kuna tehingutasud on olemas, on ju, siis see miinimumsumma peaks korraga natuke suurem olema, et ma olen Meelis sinuga nagu selles mõttes ühes paadis, et väiksemate summadega ma alustaks nagu Roburitest ja kui on suurem summa koos ja on siis soov investeerida kuhugi indeksisse, siis on võib-olla nagu seda kulude mõttes nagu mõistlikum teha, on ju. Aga 3. samba kohta ta on juba aastat ju sinna korralikult investeerinud, väga tubli on ju, ja aga ta on teinud siiamaani niimoodi, et ta on ostnud 5 korda aastat korraga siis 1000 eest, et kas siis oleks mõistlikum äkki teha selle asemel püsikorraldus ja jagada see aasta peale ära. Ma tegin siin oma klientide soovi peale natuke nagu sellist uurimustööd ka ja kui ma vaatan, kuidas siis nagu paljud kliendid teevad, siis enamus paneb ühe korraga, paneb aasta lõpus on ju, ütleme siis tuleb see meelde, et saab nagu vasti tulumaksu tagasi, aga kui siis nagu statistikat vaadata pikaajalist, siis ütleme aasta vahetus ja uue aasta algus tavaliselt on turud nagu tippude lähedal on ju, või ütleme jah, tippude lähedal ja kui sa kogu aeg teed on ju, siis sa lihtsalt ostad kõrgema hinnaga, et need, kes tahavad ühe korraga panna nagu aastas suurema summa, siis ma soovitan pigem teha seda september lõpp, oktoobri algus, siis statistiliselt on need kõige paremad ajad olnud, aga esimene soovitus on loomulikult teha kuumakse, on ju, et kui siis 5000 aastas, ma ei tea, 406, siis on natuke vähem kui 5000 on ju, aga arvutada see summa nagu välja, et või siis teha niimoodi, et ütleme eelmine aasta, mis ka töötas, et inimeste rahalised võimalused on muidugi erinevad, aga panna igal juhul mingi nagu selline kuumakse, et ajutab neid asju ja siis, kui on sellised nagu suuremad müügihetked, nagu aprillis eelmine aasta oli, panna siis natuke suurem summa korraga on ju, et ja see sõltub palju sa turge nagu jälgid. Just, kõige lihtsam on see püsikorraldus. Jah, kõige lihtsam, kui sa oled natuke aktiivsem investor, siis mina hetkel ei hoiagi tegelikult sellist suurt püsikorraldust 3. sambale peal, et kogun kontole nii-öelda ja kui turul tekib siuke korrektsioon, vähemalt 5% või rohkem, et siis hakkad vaikselt panema. Ja vaata Meelis, sa oled natuke teise tooli peal on ju, et sul on iga päev ekraan nagu ees on ju ja sa töötad ja hobi on kõik koos, et ma ei tea, millega Iivi iga päev tegeleb, aga võib-olla tema huvid ja töö on hoopis teiste asjadega seotud, et see on lihtsam püsikorraldusega on ju. Ja just ja kui juhtub selline aasta, nagu oli siin eelmine aasta märts-aprill on ju, et S&P-d ja Nasdaqid on minus 20%, siis pane silmad kinni ja pane korraga kogu see. Aga ära üle 6000 aastas pane, et sealt ei ole kasu on ju, et rohkem nagu 3. sambast tulumaksu tagasi ei saa, et siis järgmine aasta uuesti. Aga selle tarkuse teraga siis Meelis tõmbame tänaseks otsad kokku, ma ei tea, kas läheme siis popcorni varuma ja õhtul vaatame, mis siis saama hakkab. Tuleb kütusepaagid täis panna täna. Hilja juba, aga parem kui on täna kui homme, ma arvan. Jah.
aga okei, selle noodiga siis lõpetame selleks nädalaks, et teiega olid Tarmo Taninas ja Meelis Maasik ja kuulmiseni uuel nädalal. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teada niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära, Toru. Näe. Ciao. Ciao.